Et see, mida kõik Saale rääkis, vastab tõele, et me oleme kohtunud tõesti ainult üks kord ja hämmastav ja väga inspireeriv, et kuskil veel on mingi selline inimene nagu Saal. Ja neid on kindlasti siin saalis veel hästi palju, kellega me ei ole saanud veel tuttavaks ja kokku. Aga ma tulin täna hommikul 8:30, startisin Matsalu looduskaitsealalt, kus ma elan. Mulle meeldib öelda, et ma elan looduskaitsealal, sest see on nagu kuidagi hea. Ja ma olen selline inimene, kellele üldse ei meeldi reisida. Andke mulle andeks, aga ma ei kuulu sellesse kategooriasse, kes ütleb, et nii tore on koguda emotsioone mujalt maailmast. Sest ma tunnen, et ma ei suuda neid koguda isegi enda ümbert. Kogu aeg tuleb peale. Ja mõnes mõttes, kuigi ma olen sunnitud rohkem kui vanasti reisima, siis ma iga kord, kui ma astun uksest välja, ma küsin enda käest, et aga miks see põhjus on, et miks ma lähen, et ei taha üldse minna. Ja iga kord on mul mingi natukene uus põhjus. Ja seekord see põhjus oli selline, et ma sõitsin autoga mööda ühest hästi suurest rannaniidust, tohutu lage suur ala. Kellaaeg oli just selline, et päike oli juba natukene tõusnud ja selline udulinik, nagu te kõik teate, eks ole, siuke paks udukiht hakkas üles tõusma. Ja linnuparved seal kuskil vahepeal. Ja siis ma tundsin ära selle põhjuse, miks ma täna siia tahan tulla. Minu jaoks on alati see udu tõusmine ja vajumine on olnud nagu maa hingamine. Ja kuigi ma ei ole see inimene, kes näeb nähtamatut maailma, õudselt tahaks, aga ei näe. Siis seda ma olen küll uskunud, et maa on elus organism. Ja täna ma räägin ka sellest, kuidas teadus seda mõtet toetab. Ja see hingamine kuidagi tekitas must selle tunde, et ma tahan, et maa hingaks ka tulevikus, et ta oleks elus. Ja mitte ainult meie planeedi mõttes, vaid see sama Eesti maa, need maakohad ja see sama küla, kust ma tulen, kus ma viimased aastad elan, et see kõik nagu hingaks vabalt, et seda tahaks. Ja see põhjus on küll väärt kodust välja tulemist. Aga kuigi see avang on võib-olla natukene liiga luuleline või poeetiline, siis samas selles peitub üks iva, mis seob meid ka väga ratsionaalsete ja pragmaatiliste arengutega maailmas. Kõige viimane nendest on sel sügisel vastu võetud ÜRO säästva arengu eesmärgid, 17 tükki on neid tervenisti. Nende üle võib ka vaielda, isegi need samad teadlased, kes nende eesmärkide sõnastamises on kaasa löönud, natukene kritiseerivad ja ütlevad, et ei saanud päris nii, nagu peaks olema, aga käib küll. Suured globaalsed tendentsid on juba tegelikult aastakümneid meie tipp-poliitilisel tasemel, ärimaailma tasemel liikunud selles suunas, et me ei saa elada enam nii, nagu me oleme siiamaani elanud. Ja erinevad strateegilised dokumendid ja suunised, mida ma natukene võib-olla näitan ka, ütlevadki seda, et see tasakaal loodusega või loodusest lähtumine oma igapäevases elus oleks äärmiselt vajalik inkorporeerida, on hea sõna, meie majandusse, meie valitsemisesse, meie haridusse ja mitte sel põhjusel, et loodus oleks mingisugune keskkonnakaitse objekt, kus me käime pühapäeviti jalutamas, vaid et loodus on midagi, mis defineerib meid ennast, mis asub meie sees ja meie ümber ja paratamatult on olemas mingid teatud loodusseadused, mida me ignoreerida ei saa, aga mida me oleme meeleheitlikult püüdnud viimased 150 aastat teha. Ja selles mõttes on need arengud väga ühtepidi ratsionaalsed, aga teistpidi emotsionaalsed, psühholoogilised, mentaalsed ja ma julgeks öelda, et ka spirituaalsed. Et selles mõttes on need arengud maailmas hästi positiivsed tegelikult, ma ütleks. Et kui Saale mainis, et meie peavoolumeedia kuidagi nagu ei teinud välja, siis klassikaline lause, see on peavoolumeedia probleem, sest peavoolumeedia mujal maailmas ammu juba pöörab sellistele küsimustele tähelepanu. Peavoolumeedia mujal maailmas oleks noppinud selle uudise otse kohe üles ja ukse taga oleks meil laviin ajakirjanikke nii, et ei saaks isegi pausile minna. See on see pilt, mida me näeme mujal sarnastes foorumites.
Ja selles mõttes ei ole selles nagu mitte midagi halba, aga me oleme Eestiga mõnes mõttes küll tihtipeale esirinnas olnud e-riigi ja kõige muu osas, aga väga olulistes asjades jääme me teinekord jällegi nagu maha, et lohiseme järgi, midagi ei ole teha, ju me oleme siis kuskil perifeerias ja väike riik aeg-ajalt. Ja selles mõttes ma olen väga nõus Saalega, et oleme selles suhtes suhteliselt neutraalsed. See ei ole midagi ebaharilikku. Aga samas peame me ka nägema nende sõnade ja loosungite ja strateegiate taha või nendest läbi ka. Sest me oleme suutnud täiuseni lihvida poliitkorrektse kõne esitamise. Me suudame rääkida väga hästi ja väga õigeid sõnu, väga kõrgel tasemel. Üldse ei ole probleemi. Võtad selle sama säästva arengu strateegia ette, tõlgid eesti keelde, et copy-paste ja räägid, kõik usuvad, hästi tore on. Kõik suuremad korporatsioonid maailmas, keda me oleme harjunud pidama niisuguseks nagu kurjuse teljeks, eks ole. Kõikidel nendel on olemas oma jätkusuutliku arengu strateegia, kava, kommunikatsiooniplaan, kuidas näidata, et nad nüüd ütleme korporatiivse poole pealt ka suhtuvad hästi vastutustundlikult meie tulevikku. Ja selliseid uudiseid tuleb ka pidevalt ja pidevalt, aga mis teeb nagu mitte ettevaatlikuks, aga mida tasub tähele panna siis sinna samasse sõnade taha, ehk ühtepidi räägitakse küll sellest, et kui ma olen suur korporatsioon, siis ma oma toote või teenuse üksikut eset, kui ma toodan, et kui palju vähem ma kasutan selleks energiat, kui palju ma kasutan selleks vähem vett ja siis ma olen tubli. On loogiline, on ju? Andke käega märku, kes arvab, et see on loogiline. Täiesti loogiline. See on matemaatiliselt loogiline. Nii et tasub täitsa kõik käed püsti ajada. See on täiesti õige. Aga mis on probleem on selles ja mida ei räägita, on see, et see tükkide arv, mida me toodame, muudkui suureneb. Ehk seda on ka uuritud ja täiesti numbriliselt ja statistiliselt välja toodud, et nende samade jätkusuutlikku arengut nagu toetavate sõnumitega, kuidas me muudkui vähendame vee kasutust ja nii edasi, me toodame palju rohkem ja tegelikult nagu meie oma maale, planeedile kujutame veel suuremat ohtu kui enne. Et ühtepidi on fassaad ilus, me ise tarbijatena oleme sellega põhjustanud, et see fassaad vähemalt juba hakkab muutuma, eks ole. Et tarbijatel on väga tugev tendents praegu osta just igasuguseid ökotooteid, mahetooteid, GMO, vabasid tooteid, bioloogilisi tooteid ja mida veel iganes. Need protsendid on metsikud. 200%, 500% aastas, mis erinevatest tooterühmades nõudlus suureneb. Kui sa oled väga ratsionaalselt mõtlev ärimees, siis sa loomulikult tuled tarbijale ju vastu. Aga jällegi, mis seal taga on, seda peab ka teadma. Ja selliste arutelude taga on ka selline tore sõna nagu efektiivsus, meie kõikide lemmiksõna, eks ole. Et efektiivsusega me oleme harjunud, et me teeme nagu väga kiiresti, väga häid asju. Tegelikult efektiivsus tähistab seda, et me võimalikult väikeste ressurssidega teeme palju asju. Ja see tähendab odavust. Me teeme hästi odavaid asju, hästi palju. Ehk me toodame prahti. Me toodame prahti tegelikult ju ka oma mõtetena, eks ole, asjadena, teenustena ja kõikide nende diskussioonide nagu ütleme süvatasandil või keskmes on see, et me ei saa enam teha efektiivselt tööd, vaid me peame vaatama tõhusust nagu hoopis teises võtmes ehk kvaliteedis. Ja see on iga eestlase talupoja mõistusele ka selge. Kui sa ikka nikerdad omale puhvetkapi, siis sa teed ju selle selliseks, et ta ikka püsiks 300 aastat. Kui sa millegi pärast oled suur tööstur, siis sa teed selle laminaatplaadist kapi, sest selle kevade trend köögimööbli värvis on, teate milline või? Mina ka ei tea, ei mäleta, kogu aeg tuleb uut peale nii palju. Et selles mõttes on ta absurdne nii tavamõistusel kui ka nüüd erinevate uuringute ja teaduse poole pealt vaadatuna. Nii et ükskõik kust nurgast sa seda meie maakera keerad, igalt poolt tuleb üks pilt vastu. Peame alluma nendele seadustele, mida see maa ise meile dikteerib.
ja vaataks siis natukene lähemalt. Slaide peab ka vahetama. Et me vaataks täna selles ettekandes selliseid küsimusi, et mis see viga siis on, et miks me valesti nagu oleme elanud. Ja me prooviks vaadata või arutleda just nende süvatasandite üle, ehk vaatame sõnade taha, tegude taha, mis neid tegelikult defineerib, mis on need fundamentaaltasandid, kust muutused tegelikult algavad. Ja see on sellepärast oluline, et taas kord, kui vaadata igasugust statistikat, andmestikku, me vaatame inimkonna globaalset ökoloogilist jalajälge, siis muudkui tulistame säästva arengu strateegiaid, kõik on nõus, et tuleks midagi muuta, globaalne ökoloogiline jalajälg muudkui tõuseb. Et midagi teeme ju siis järelikult ikkagi valesti. Et vaataks, mis see viga on. Et miks see viga on, kus see põhjus asub. Vaataks ka neid võib-olla natuke filosoofilisi küsimusi ka, sest tegelikult ka poliitilisel tasandil kõik otsused, mis me teeme, on seotud meie maailmavaadetega. Mina kui riigijuht teen otsuseid vastavalt sellele maailmavaatele, mis mul on. Või teen ka otsuseid nii, et ma ei teagi, mis mu maailmavaade üldse on. Ja kui Saale mainis siin tutvustusest, et tervise sõna, eks ole, on väga hea, sest eesti keeles veel eriti terve tähendab ka tervikut ja tervist. Et kuidas siis saada ise terveks, oma tervis korda saada, nii ülekantud kui otseses tähenduses. Ja oma kogukonna ja maailma ja riigi tervis korda saada. Ja ega see iseenesest ju ka korras ei seisa, et kuidas seda tervist siis hoida. Nii et prooviks siduda seda paremat ja vasakut aju poolkera, et me räägiks natukene niukestest pehmetest asjadest, aga siis pannaks jala maha ja räägiks nagu kõvadest asjadest, nagu majandus ka. Sest ma puutun hästi palju majanduse ja poliitika ja juhtimisteemadega kokku oma töös. Et selles mõttes ilmselt me oleme ju teel sinnapoole, kuidas need asjad ühendada, mitte vastanduda. Ja kogu seda temaatikat minu arust väga hästi illustreerib üks pilt, mida siin ekraanil praegu näha on. Ja ma vabandan, ma natuke kasutan võib-olla mõnda ingliskeelset väljendit, sest ma olen nagu koba vahest terminites. Aga selline nähtus nagu crown shyness ingliskeeles tähendab puuvõra nagu häbelikkust või. Ja te saate ju kohe aru, mis ma mõtlen, eks. Et kui me vaatame puud ülesse, siis need võrad tegelikult nagu ei puutugi kokku. Nad on üksteise kõrval ja samas moodustavad sellise terviku, aga nagu respekteerivad üksteist ja kuidagi mingisuguse teatud kogukonna nagu moodustavad. Ja see põhimõte, et kuidas koos eksisteerida ja samas olla ka iseseisev üksus, on praegu sellel pildil minust väga hästi näha. Ja mõtlesin, et pilte peab ju ka olema, eks. Aga nendest samadest strateegiatest rääkides, neid on muidu hästi palju, aga ma tõin mõned niisugused olulisemad välja. Seesama jätkusuutliku arengu eesmärgid, mis hästi sellisel ka nagu formaaltasandil või juhistena siis sätestavad, et me peaksime tegelema vaesuse küsimuste, nälja, tervise ja nii edasi küsimustega. Kellel on sügavam huvi ja kellel on näiteks kas või oma mingite projektide juures vaja kuhugi viidata, et siduda kas või oma kogukonna areng nüüd suure globaalse arenguga, siis on hea vehkida ikka ju suurte strateegiatega, siis jälle pressid läbi oma ideed paremini. Aga sama toetab ka Euroopa strateegia aastaks 2020, kus üks kõige suurem tähtsam prioriteet on säästev areng. Meie oma Eesti säästev Eesti 21 soomlaste kestavan kehityksen sopimus aastaks 2050. Kõik nad räägivad ainult sellest, kuidas me peame vaatama nagu holistilisemalt kogu meie ühiskonna arengut ja väga tõsiselt keerama ennast looduse poole. Ja üks eriti huvitav strateegia on aastast 2013, õigemini ta nimetus on siis review, mitte report, aga tegemist on kaubandus- ja põllumajandusaruandega,
aruande selline põhipealkiri on väga kõnekas, Wake up before it is too late, ÜRO poolt siis välja antud, nagu ma vist juba nimetasin. Ja piisab, kui te guugeldate selle dokumendi ja esimesel lehel on välja toodud põhisõnumid. Ja nendest põhisõnumitest üks mulle meeldib eriti. Ja see ütleb seda, et me peame radikaalselt, mina olen radikaal, mulle meeldivad radikaalsed asjad, siis on nagu kirge asjades. Ja sellepärast mulle see meeldibki, et me peame radikaalselt ja kiiresti muutma oma põllumajandust ehk intensiivpõllumajandusest, monokultuuride kasvatamisest väga jõuliselt kogu maailmas minema üle mahetootmisele ja väiketootmistele. No puhas palsamingel, iga normaalne inimene on eluaeg nii mõelnud minu arust. On ju Emil Rutiku? Kes vist, kellele see asi vist on ka nagu palsamingele, ma arvan. See kuidagi see väike majapidamiste teema on meile ju paljudele hästi-hästi lähedane. Ja mõelge nüüd, nad on sealt ülevalt andnud sellise käsulaua. No mis saaks olla parem, kui see nüüd järgmisesse mingisse küski või tont teab, millise projekti taotlusesse kirjutada. Katsugu nad mitte raha anda, on ju. Aga samas me näeme ju Eestis ka veel ikkagi seda tendentsi, et ka jälle natuke lohiseme järgi, et ikka veel kuidagi tsentraliseerime, ikka teeme kuidagi suuremaks ja ikka ütleme nendele 2 seapidajatele, et meil on nüüd 1. septembrist ikkagi on vaja sul hästi suurt tarandikku ehitada oma sigade ümber, et kui muidu ei saa, siis keelame ja käsime. Nii et selles mõttes on selliseid nagu lootust andvaid ja positiivseid ja väga ratsionaalsel tasandil kasutatavaid dokumente ju täiesti olemas. Küsimus on, et miks me siis ei rakenda neid. Ja siin tasub mõelda sellisele terminile, nagu on juurpõhjused või probleemide juurpõhjused. Et kus siis see viga hakkab, mis asi see on. Ja see on üks hästi huvitav sõna, eks. Metafoorselt ka kujutame ette, et me võime ju kuskil pinna peal mingeid muudatusi teha, aga kui alt tuleb kogu aeg mingit jama peale, eks ole, et siis see muutus ju ei käivitu. Ja see, kuidas me probleemidele omakorda vaatame, kas me üldse probleeme milleski näeme, sõltub jällegi meie maailmavaatest, meie väärtussüsteemidest, meie uskumustest. Nii et me kuidagi jõuame üsna kiiresti, kui me otsime seda põhjust, et miks nii aeglaselt asjad muutuvad. Leiame, et kuidagi ikkagi nagu sinna filosoofia tasandile maandume. Ja selles osas on sellisel üllataval üksmeelel ka kõik teadlased, kes on uurinud siis küll ökoloogilist maailmavaadet või säästva arengu problemaatikat, kõik ütlevad nagu ühes suust, et tõepoolest probleem, millega me peame tegelema, on meie väärtused, meie maailmavaade. Ja selle võrdluse ma kohe siia ka lavale natuke aja pärast toon, aga enne seda vaadata ka, et tegelikult see termin ise, see jätkusuutlik areng, et me peame sellest ka natukene sotti saama, mis asi see siis on. Maailmas on tänaseks enam kui 500 erinevat definitsiooni, mis asi on jätkusuutlik areng. Teadlased ise ütlevad, et lootusetu kokku saada keskpõrandale ühte kindlat arvamust, sest praktiliselt nii palju, kui on inimesi, nii palju saame me erinevalt sellest aru. Aga üks struktuur, mida nimetatakse ka säästva arengu redeliks, on sidunud selle maailmavaadete poole ja jätkusuutliku arengu poole nüüd sellisesse hierarhiasse, kuidas me saame siis aru, mida me ise mõistame säästva arengu all. Ja kummaski äärmuses on seal siis ühtepidi, nagu öeldakse, antropotsentriline või inimkeskne nägemus ja teisel poolel siis siuke öko- või biotsentriline, et rohkem nagu looduse poolt vaadatuna siis selline ideaalmudel. Ja mis nende erisus on, ja seda on väga hea näha nüüd retoorikas ka, et kui te kuulete, et keegi räägib säästvast arengust, et nagu ammustada läbi, et aga millest ta tegelikult räägib sellest poliitkorrektsest tekstist nüüd läbi vaadates.
Me täna oleme harjunud sellise tehnoloogial põhineva mudeliga ja mitte ainult, ma ei mõtle praegu üldse säästva arengu nagu terminit, vaid üleüldse ühiskonnakorraldust. Et no kõigil on pähe kulunud see värk, et ikka enam majanduskorda ja küll me siis vaatame, millega me siis muidu tegeleme. Sellist tehnoloogia usku maailmavaadet iseloomustab praktiliselt siuke ka religioosne usk tehnoloogiasse. Et loomulikult, kui me loome uue äppi, siis me ju selle maailmaga ära päästame. See peaks olema igal ühele selge tänaseks. Loodust vaadatakse antud juhul ressursside saamise kohana. Sealt me võtame, teeme midagi ja sinna viskame ära. Ja mida vähem me seal looduses käime, seda parem on, sest siis me ei näe, kui palju me sinna oleme ära visanud. Mul on kahju öelda, tahaks öelda nime, sest minus ka aeg-ajalt tuleb sealt alt välja viha, eks ole. Aga ma püüan ka olla korrektne, mitte öelda nimesid välja, aga üks tippametnik, kes tegeleb meil metsandusega. See oli meil meedias ka ilusti Delfis suured uudised, kuidas ta ütles, et Eesti mets on rahamasin ja ma kavatsen teha sellest veel suurema rahamasina. Siis ma ka mõtlesin, et kohe tuli üles tead, igasugused need teaduse tasandid, mis seal punased olid, kõik möllasid. Et kuidas saab nii öelda? Ja siis jõudes neutraalsele tasandile, mul hakkas õudselt meeldima seda peal, ma ei olnud seda varem näinud, siis saad aru, et õige, ta on nüüd ju seal mudelis oma mõtteviisiga. Kui me lähme edasi natuke juba, et nimetatakse ka säästva arengu nõrgaks mudeliks, et juba räägitakse keskkonnakaitsest, õige, tuleb kaitsta, sest kui ei kaitse, siis sul pole ju seda kohta, kus sa võtad. Ja see on ainuke põhjus, miks me keskkonda kaitseme. Et meil säiliksid mõned looduskaitsealad, sest siis me saaksime seal käia vaatamas, et loodus vahete vahel võib olla ka ilus. Ja keskkond on endiselt ressurss, mida me peame kogu aeg mõõtma ja kaaluma ja arvestama, et kas ikka jätkub ja kui ei jätku, siis tõmbame natuke tagasi, aga kohe varsti jälle edasi. Siia hulka kuulub näiteks kunagi maailmas üsna populaarne olnud ökosüsteemide teenuste kontseptsioon. Eestisse jälle ta kuidagi nagu vaikselt on sisse imbunud alles praegu ja nagu akadeemilises maailmas sellest ka kõneletakse praegu. Mujal maailm juba lükkab teda kõrvale kui selline just nimelt nõrga mudeli tunnus. Ehk ökosüsteemide teenused, kui te seda sõna juba mõtlete. Ja paraku, ma ei taha rääkida ainult definitsioonidest ja sõnadest liiga palju, aga sõnadel on omadus tegelikult luua maailma, sest nad loovad ka tähendust. Ja kui sa ütled ökosüsteemide teenused, siis ta on ju koht, kus loodus pakub meile teenuseid. Ja vahe on ainult selles, et me paneme hinnalipiku külge mitte enam ainult puidule metsas, vaid progressi ka linnulaulule ja päikese tõusule. Et me saaksime nagu arusaadavamas majanduskeeles öelda, et teate, seda metsatukka me ei saa maha raiuda, sellepärast et siin elab ööbik ja ööbiku hind on 5 eurot. Ja jätame ta natukeseks ajaks rahuleks. Tegelikult paraku lihtsalt nagu on, et need mõtteviisid paistavad läbi. Kui rääkida nüüd tugevamast mudelist, siis jällegi, et kuidas me suhtume sellesse samasse jätkusuutliku arengu terminisse, siis siin domineerib arusaam, et loodus ei ole asendatav. Ei ole nii, et võtame kõik puud maha ja istutame uue tasemele. Sest mets ei ole puit. Täpselt sama kahju on mul kuulata selle sama eespool nimetatud härrasmehe arusaama, et Eesti mets ongi puit ja ongi kõik korras, kui me võtame lageraietega kõik maha ja istutame uue tasemele. Siis on ju kõik korras. Ei ole, sest mets on hoopis palju suurem ja keerulisem süsteem kui ainult üks rühm puid. Ja tugeva mudeli eestkõnelejad räägivad, et kõigepealt peame vaatama seda, mis toimub keskkonnas ja siis hästi ettevaatlikult tasapisi võtma sinna juurde majandusküsimused, et saame ju aru, et ikka aeg-ajalt on puitu ka vaja metsast, aga et kuidas seda sealt nii võtta, et see keskkonna säilimine oleks tasakaalus. Et see võimalik on. Mina olen ka nõukaaegne inimene.
Ja mul oli väga suur au ja rõõm koolitada ligi 500 loodusharidusega seotud inimest ja õpetajat üle Eesti ja Kuusalu vallast üks rühm juba küpsemas nooruses naisterahvaid, kes olid nõukaajal olnud metsnikud, ütlesid minu arust väga hästi, tõid selle näite, et huvitav, et kuidas nemad said sügaval nõukogude ajal igasuguste suurte plaanide ja selliste ettekirjutuste raamistikus täita kõik oma metsanduse või metsa mahavõtmise, puidu varumise plaanid nii, et nad ei kasutanud lageraiet üldse. Ei olnudki sellist meetodit nendel. Nemad hoidsid oma metsa nii, et nad tegid harvendusraideid, hooldusraideid, ma ei tea veel, mis tähtsad terminid seal on, ma ei ole selle valdkonna inimene, aga nad väga hästi illustreerisid selle ära, et tegelikult jah, natuke võtab rohkem aega ja natuke väiksema masinaga lähed metsa, aga sul on ju võimalik seda puitu varuda. Nii et selliseid näiteid on muidugi küll ja küll. Küsimus on see, et kas me tahame neid näha ja otsida. Nii et siin on kindlasti selle diskussiooni keskmes kogu aeg kvaliteet ka, et mitte et hästi palju ja kiiresti, vaid vähem, aeglaselt ja kvaliteetselt. Ükskõik, kas me räägime rõivatööstusest või metsast või millest iganes. Ja siin tuleb väga tugevalt sisse ka kogukondlikkuse termin. Hästi palju teadlaseid, kes uurivad just ka majandusvaldkonda, et mis need majandusmudelid siis uued võiksid olla, et kui turumajandus on meil täiesti ametlikult läbi kukkunud mudel, et mida asemele pakkuda, jällegi praktiliselt 100% üksmeeles öeldakse, et sellised kogukondlikud majandusmudelid, iseseisvad üksused on nagu see lahendustee, et me loome uuesti sellised lühemad tarneahelad nii-öelda. Et me toodame sellest, mis on kuskil lähikonnas ja oma toodangu müüme ka sinna, mis on kuskil lähemal. Et kui te nüüd mõtlete jällegi täiesti loogiliselt, miks peaks iga väike ettevõtja, kes täna alustab, kirjutama oma äriplaani sisse selle, et ma 5 aasta pärast olen Euroopa suurim ja 10 aasta pärast maailma suurim ettevõtte oma väikses nišis. Esiteks on see absurdne, teiseks ei ole realistlik ja kolmandaks on see tervet maailma tasakaalu hävitav tendents. Sest kui me mõtleme nüüd majanduse poole peale, siis ega võib-olla küll nagu retooriliselt tahaks kõik miljonärid olla, aga tegelikult me tahame ju väga lihtsaid asju. Me tahame, et meil oleks söök laual, katus pea kohal ja head sõbrad ümber. Ja selleks ei ole vaja olla maailma suurim äppide tootja näiteks. Ja kui me räägime nüüd selle säästva arengu ideaalmudelist, siis, ja see on see, millest me täna räägime. Mul on hästi palju aega tänu sellele, et Ülo jäi õigeks. Siis siin käsitletakse rohkem selliseid tõesti niisuguseid printsiipe või mudeleid või ideoloogiaid või maailmavaateid või väärtusi, asju, mida me tegelikult kogu aeg enda sees kanname, aga millest me räägime jube harva. Ma arvan, kõik me oleme nendel teemadel rääkinud, aga tavaliselt on vaja selleks augustikuu tähistaevast, lõket näiteks on ju, või mingeid muid selliseid asju, et siis tulevad need teemad nagu rohkem välja. Täna räägime me sellest, et selliste väga põhimõtteliste kategooriate tagasitoomine ka sellistesse väga ratsionaalsetesse valitsemismudelitesse on täiesti väljapääsmatu tee. Ja kui ma nendest maailmavaadetest juba siin mitu korda mainisin, huvitav, kas ikka on teksti näha, natuke peenike see kiri on, aga siis loomulikult, kuna meie teadus on ka väga fragmentariseerunud, ma tahan ka kasutada võõraid sõnu, sest siis tundub nagu targem. Aga tükeldatud ja omavahel seinu ehitav, siis me võiks maailmavaadetest ja nende kategooriatest rääkida ka lõpmatuseni. Aga see ei ole asja mõte, vaid asja mõte oleks välja tuua 2 suurt gruppi maailmavaateid, et neid tunnuseid vaadata natuke. Ja mitte nalja või lõbu pärast, aga jällegi, et kui keegi kuskil esineb või räägib, siis selline arusaam, et milline maailmavaade siis tegelikult räägib, on tegelikult päris kasulik oskus endas harjutada.
kui ma vaatan kas või seda, kuidas me Eesti riigiski juba räägime ka ilusaid loosungeid ja Eestiski jätkusuutlik areng on juba tähtis sõna, siis samas kõik rakenduskavad ja kõik töökavad ja niisugused protseduurid, mis peaksid neid ilusaid asju nagu käima lükkama, on millegipärast allutatud endiselt nendele vanadele mustritele, mis just nagu tsementeerivad tegelikult mingisuguse sellise vana elu toimimise edasi. No ma toon lihtsalt kiirelt siia näite enne, kui maailmavaadetesse sukelduda, et ühtepidi tunnustame kõik, et me peaks asju tervikult nägema, seostes, kõik need head sõnad nagu transdistsiplinaarsus ja holistiline, kõik on olemas. Ja samas, imet, kuidas seda kõike ellu viia, veel suuremad standardid, veel rangemad kriteeriumid, mõõdikud, näidikud, kvalifikatsiooninõuded. Kas on haridusinimesi meie hulgas? Palun tõstke käed, kes on õpetajad või mitteformaal või? Oi, kuidas meile meeldib see, et meil on õpetajate kutsestandard. Lõpuks ometi. Sest on väga oluline vahe, kas oled 7. kategooria õpetaja või 8. kategooria õpetaja, sellepärast, et 7. kategooria saamiseks sa teed ainult pool aastat ettevalmistustöid selle kvalifikatsiooni saamiseks, aga 8. kategooria saamiseks juba terve aasta. Ja ettevalmistused selleks, et taotleda kategooriat ja tühja neist õpilastest, kes seal kuskil sind ootavad samal ajal. Nii et see oli nüüd võib-olla niisugune huumorivaldkond, aga sisimas vaatad ja naerad küll. Ja seetõttu on nagu oluline vaadata, et kui me midagi räägime, siis mida me tegelikult teeme. Ja Steven Sterling on üks selline mees, kes on teinud oma doktoritöö ja hästi palju uurinud erinevates valdkondades just seda sama kahe maailmavaate nagu kokkupõrget, mida on ka ju praegugi täheldada. Ja ta võrdleb siis sellise kahes suures kategoorias mehhanistlikku maailmavaadet ja holistilist maailmavaadet. No, sünonüümidena kasutatakse vahest ka instrumentaalne või ökoloogiline. Ja ma tahaks rõhutada, et see sõna ökoloogiline, millest me täna räägime ka süvaökoloogiast, et see ei tähenda seda, et sul on nagu kuskil eriti suur mikroskoop ja vaatavad eriti lähedalt loodust, vaid see ökoloogiline tähendabki pigem just seda holistilist tervikut, seda normaalsust, mis tegelikult peaks meis olema ju. Ja Sterling ütleb seda siis, tuues kokku muidugi väga paljude teadlaste sarnased tööd, et mehhanistlik maailmavaade, mis see siis tähendab? Juba sõna ütleb, eks ole, mehhanism. Et seal vaadatakse maailma kui elutab masinat, mis koosneb osadest. Ja selle maailmavaate iseloomustuseks on see, et kuidas me seda maailma tundma õpime. Loomulikult me võtame hästi juppideks selle maailma, iga juppi hästi põhjalikult uurime järgi ja siis me saame teada, kuidas maailm toimub. Loomulikult, kui sa tahad teada, mis on ööbiku sees, siis sa lõikad ta ju lahti, eks ole. Nagu sotsiaalmeedias jagati ühte väga toredat uudist, kuidas, ma ei tea, oli see Amazonases või kuskil avastati mingi lind, või taas avastati, keda ei olnud juba vist mitused aastat nähtud või mis iganes. Ja eriti veel isane kusjuures, et emast oli nähtud mõned 10 aastat, isane, nad said ta kätte ja nad lõikasid ta lahti, sest nad tahtsid teada, kes ta on. Et see on niisugune tüüpiline mehhanistlik lähenemine ka teaduses paraku. Ja teaduses on muuseas ka veel praegusel ajal väga huvitavad diskussioonid teaduse eetikast üldse, et mis teaduse eesmärk võiks olla. Ja selline fragmentide ja osadeks jagamine iseloomustab seda maailmavaadet ka, kui me nüüd ümberringi vaatame, meil ongi ju nii. Meil on hästi spetsialiseerumine, me peame kõik nii õppeainetes kui teadusvaldkondades, kui ka oma ametites, eks ole, et me hästi kuidagi mingit kitsast vagupidi pannakse meid käima. Ja eriti vajalik on sellel maailmavaatel tööriistana kasutada ratsionaalsust, külma kaalutlemist ja taaskord hästi palju mõõdikuid. Sest kus sa saad teada, et päike tõuseb, sul on vaja see ära mõõta. Ja selles mõttes ta on vahest tõesti absurdsuseni ja kummaliste vormideni lausa läinud see standardiseerimine, mõõtmine. Nii et selline vertikaalne lähenemine
siin jutumärkides, aga tõepoolest, et hästi kitsalt, hästi eraldatult ja nii edasi. Ja selline üleliigne nagu osadeks jagamine, spetsialiseerumine on juba läinud niivõrd probleeme tekitavaks tendentsiks, eks ole, ikka tahaks neid võõraid sõnu. Et me ka nüüd juba räägime ametlikul tasandil hästi palju sellest, et oi, me enam nii ei saa, meil on vaja transdistsiplinaarsust ülikoolis juurutada. Ja mis see tähendab, eks? Keegi ei tea, mis see tähendab, aga räägivad kõik. Või et me räägime elukestvast õppest, õppisid mehanisaatoriks, no selge see, et sa pead nüüd hästi põhjalikult ja samamoodi vertikaalselt õppima treialiks, et siis on nagu ka kõik korras. Et nagu me näeme, et me ei saa nagu istuda seal ühes kastis, aga me ei tea ka, kuidas sealt välja tulla. Ja nüüd, kui vaadata seda teist poolt, seda ökoloogilist või holistilist maailmavaadet, siis seal nagu domineerivad, võiks öelda natuke ka vastandlikud protsessid või arusaamad. Aga ma pean ütlema, et kuigi ma toon siin näiteid kogu aeg, et seal on nii ja seal on naa, siis jutu mõte ei ole mitte vastandada neid mõlemaid pooli, vaid tegelikult me peame otsima seda, see kriips, mis seal kahe vahel on. Et kuidas sa need pooled kokku tood. Aga lihtsalt selguse huvides ta praegu natuke nagu tundub vastandumisena. Et maailm kui seotud tervik, kui elav organism. Minu arust seda kontseptsiooni on veel eriti raske vastu võtta. Mis mõttes maailm kui elav organism? Kes usub, et maa on elus? Huvitav, naljakas. Kuidas nad kõik siia tulnud on? Aga üldiselt on ju tegelikult, ma saan aru, koer on elus, eks ole, lind on elus, aga maa. Ja siit paistab üks ka teaduse poole pealt hästi huvitav teooria nagu Gaia teooria, mida kindlasti paljud on kuulnud, eks ole. Aga mis on ka väga ratsionaalselt ja mõõtmistega, et ka need inimesed saaks aru, tõestatud, et kulge, vist tõesti elab. Ja kui sa niimoodi juba maailma vaatad, et ta on elus organism, juba üksi see mõte teeb sul juba kuidagi nagu mingi ettevaatlikkuse paneb sisse, et sa nagu ei saa ju päris noaga kallale minna, äkki ongi elus. Siin on kindlasti oluline see, et panustada nagu sidususse. Olulised on sidemed, kontaktid ja seosed, kohati isegi olulisemad kui need osad, mis neid seoseid loovad. Ja seda me näeme ka igapäevaelus, eks ole, et me teeme kuskil ühe otsuse, kuskil, ma ei tea, ei tule praegu head näidet, kuskil ühes valdkonnas ja siis 2 aastat hiljem hakkab hädaldamine pihta, et issand jumal küll, näete hoopis teises valdkonnas selle tulemusena midagi jälle kukkus kokku. Et see seoste ignoreerimine või see tervikpildi mitte vaatamine või selline pika strateegia vaatamine on olnud ju väga, väga iseloomulik sellisele mehhanistlikule maailmavaatele. Terviksüsteemne mõtlemine, jällegi terve suur teadus taga, inglise keeles whole systems thinking, hästi ratsionaalne, on võimalik teha igasuguseid tagasiside, ühendusi ja skeeme, kuidas teha otsuseid nii, et sa arvestad terviksüsteemse mõtlemisega. See tähendab seda, et pidevalt otsida neid seoseid, kuidas mingid asjad omavahel on seotud või kuidas nad ühel või teisel moel üksteist mõjutavad. Et kui me muidu oleme harjunud mingit situatsiooni vaatama enda ees, et on ühe valdkonnaga seotud üks kindel konkreetne probleem, siis tegelikult terviksüsteemne mõtlemine piltlikult võtab sul terve maakera kätte ja igat sammu, iga kõige väiksemat otsust sa pead kogu aeg keerama ühtepidi, teistpidi, mis nüüd muutus. Iga sammu ja mõttega. See võib tunduda keeruline, aga see ei ole keeruline, sest ma julgen väita, et see on meile tegelikult loomupärane, loomulik mõtlemisviis. Ja sellest me räägime ka natukese aja pärast. Ja üldiselt, mis puudutab mõõtmisesse, siis siin on arusaam, et kõike ei saa ega ei olegi otstarbekas mõõta. See ei tähenda seda, et üldse midagi ei mõõda. Indeid üldse ei pane, gramme ja sekundeid enam üldse ei loe
vaid vastupidi, seal, kus on otstarbekas mõõta, seal mõõdame, aga seal, kus läheb juba üle võlli, ei ole vaja kõike mõõta ja kontrollida. Et üleliigne standardiseerimine tõepoolest on saanud väga suureks takistuseks. Ehk siis nii-öelda üldiselt või kokkuvõttelt iseloomustab seda maailmavaadet selline horisontaalne vaade. Sealt ka selline kas transdistsiplinaarsus või mis sõna keegi tahab, aga ta on mõnes mõttes võib võtta, et ta on nagu pinnapealne, et sa vaatad nagu lihtsates kategooriates kõike korraga, teistpidi võid võtta seda väga süvatasandilt, et sa igat asja, igat dimensiooni elus lahkad nagu maailmavaatelisest seisukohast. Üks võrdlus võib olla selline, et kui me võtame mingi 3-aastase lapse, tal ei ole ühtegi distsipliini elus, tal ei ole ühtegi ainet, tal ei ole ühtegi teadust, aga tal on kõik olemas. Ta kujutab ette ka selle nähtamatu maailma. Kes uskus päkapikke lapsepõlves? Kes usub praegu päkapikke? Ma olen juba arenenud, mina juba usun praegu ka. et selles mõttes vahest on hea niisuguseid asju mõelda. Ja seetõttu, kui me neid nagu maailmavaatelisi asju siia vahele punume, ma pean ütlema muidugi iga selle teema juures või päev läbi rääkida, et see on ka natukene praegu siuke libisemine nende teemade üle, siis tõepoolest, kui me nüüd kõrvutame seda mehhanistlikku ja ökoloogilist maailmavaadet, siis me inimkonnana oleme suutelised ju terve maakera ära hävitama juba täna. Öeldakse ka seda, et meil on isegi suutlikkus kaotada või hävitada maa võime toota hapnikku. Tublid meie. Et suudame küll. Aga kui te mõtlete näiteks ka, millised tendentsid meil majanduses on näiteks, eriti just IT-valdkonnas, siis ju kruvi käib ju kogu aeg, aga mis me veel suudame? Kuhu veel võiks minna? Veel rohkem? Ehk me arendame tihtipeale asju või tooteid või teenuseid ainult sellepärast, et me suudame seda. Et saab veel kaugemale, veel põnevamaks, veel lahedamaks, veel keerukamaks. Järjest rohkem peame me täna rääkima sellest, mis asjad on kohased arendused, mida toota, mis on selle asja väärtus suures pildis. Et neid küsimusi järjest rohkem küsida, mis on need tooted või teenused, mis panustavad nagu üldisesse tasakaalu ka. Et me peame siduma oma tootearenduse ka niisuguse suure pildiga. Ja see on jällegi üks asi, mida me ilmselt suhteliselt kergesti aksepteerime, sest see on nagu jälle meie tavamõistusele ju täiesti arusaadav, aga mida rohkem kirjutatakse ka jällegi erinevatesse suunistesse ja dokumentidesse ja nõuetesse, eks ole. Et innovatsioonist tänapäeval ei räägita ka puhtalt tehnoloogilisest innovatsioonist, vaid järjest rohkem hakkab asendama seda sõna, mitte paralleelselt, vaid asendama sõna ökoinnovatsioon. Et iga innovaatiline lahendus või toode või teenus peaks omama seda väärtuse komponente. Ja väärtuste puhul räägime siis just seda, kuidas meie ühiskondade jätkusuutlikkusse arengusse panustada. Nii et selles mõttes me peame, eriti kui sa oled kuskil protsessis juhi või otsustaja või planeerija rollis, pead sa olema tuttav tegelikult nende natuke maailmavaadetega, natuke tegutsemisprintsiipidega ja väärtustega, mis sinna siis panustavad. Kus on kaks väga isiklikku tasandit, millest me ka kohe räägime. Hõlmatud on see hirm, et kui me nüüd peaksime hakkama siin midagi muutma või muutuma esiteks, et see nõuab meilt endalt isiklikult tohutuid ohvreid ja loobumisi. Ja on ju selge, et sellises transformatsioonis saavad osaleda ainult väga head inimesed ja väga ilusad ja targad, aga mina ju ei ole. Ja siis hakkad alla suruma endas mingeid niisuguseid mitte täiuslikke pooli, eks ole. Ja see on väga ohtlik iseenda tervisele juba, aga ka aru saame, et ökoloogiline protsess ja miks me kohe hakkame rääkima süvaökoloogiast. Ökoloogiline protsess ei ole niimoodi hops teise skaala lõppu ja tagasi, eks ole. Vaid ta on nagu spiraal, astmelt vaikselt liikumine, et sa võtad kogu aeg kaasa midagi,
kui me teadvuse tasanditest räägime, neid teooriaid on ka palju, üks väga selge ja ilmselt ka väga hästi haakuv selle sinu tabeliga on see, et kui me altpoolt hakkame üles ronima oma teadvusega, ega me siis maha ei jäta seda, mis seal all on. Me võtame sealt midagi kogu aeg kaasa, aga me kogu aeg seda transformeerime kuidagi või muudame või. Et selles mõttes ma väga tänan, et sa selle märkuse nagu tõid siia juurde, et see väärib rõhutamist. Ja see ökoloogiline printsiip kõiges meie enda isiklikus elus või ühiskonnaelus on tõepoolest midagi sellist nagu loomulikku printsiipi, mis tegelikult ei välista ühtegi poolt, eks ole. See sama asi, et meil on vasak ja parem aju poolkera, ratsionaalne, loov, intuitiivne, mida iganes, eks. Et me ei saa ju kummastki poolest lahti, järelikult meil on ette nähtu, et nad nii on, eks. Järelikult meil on neid mõlemaid vaja. Aga üks selline filosoofiline suund, mis püüab siis seda nagu vundamendist alates meid üles ehitada, on süvaökoloogia. Ja see on üks minu selles mõttes lemmikteema, et tegelikult oma teadustöös ma keskendungi inimese ökoloogilise identiteedi või ökoloogilise mina kujunemisel, et kuidas see nüüd siis nagu muutuks või ei muutuks või mis mõjurid seal on. Ja ei saa üle ega ümber ju nimedest ka. Neid on süvaökoloogia oluliselt rohkem, aga 3 inimest, kellest peab lihtsalt rääkima. Arne Ness, keda peetakse süvaökoloogia isaks või tema on see, kes tõi kasutusele sellised sõnad või terminid nagu on ökosoofia ja ökoloogiline mina ja sellised asjad, eks. Joanna Macy, kes kunagi alustas väga aktiivse tuumajäätmete vastu siis võitlejana või aastakümneid tagasi, tänaseks maailmas tuntud koolitaja ja inspireerija. Aldo Leopold, kes on vasakpoolne mees sellel pildil ja kes on kirjutanud suurepärase raamatu Thinking Like a Mountain või õigemini essee mõeldes kui mägi. Ja tegelikult ma usun, et kuna meil on aega, siis ma väga tahaks selle Aldo Leopoldi väikse loo rääkida. Kõigil nendel on väga suured lood taga, kuidas nad on jõudnud sinna mõtteviisiga, kus nad on või olid. Ja Aldo Leopold töötas tegelikult Yellowstone'i rahvuspargis kunagi rangerina või selle pargi valvurina, kus tema peamine ülesanne oli siis huntide likvideerimine. Ja ma annan vihje, jätke see sõna hundid meelde, sest pärast tuleb sellega üks seos. Ja ühesõnaga oli võetud otsus vastu, et tahetakse, et rahvuspargis oleks rohkem hirvi, järelikult ei ole vaja ju hunte, eks ole, see on ju ka kohe kiirelt selge. Ja massiliselt asuti neid siis likvideerima. Aldo Leopold oli üks nende hulgast. Ja siis ta nüüd kirjeldab, mis siis ühel päeval juhtus. Nad ajasid taga ühte ema hunti, keda nad vist isegi olid juba jõudnud haavata ja kaas pargi vahiga siis looduslikus maastikus, kus oli nagu sügav jõe säng ja mäe külg. Ja põhimõtteliselt nad lasid selle hundi, said kätte, lasid maha. Ja nüüd Aldo Leopold jookseb selle hundi laiba juurde, et vaadata, kas see nüüd ikka on surnud. Et siis on ju korras. Ja siis ta kirjeldab, mis siis juhtus, eks ole. Et siis ta jõuab selle hundini, hundil on silmad lahti ja ta ütleb, et ja siis ma nägin selle hundi silmades sellist vihast rohelist tuld. Et see tuli mulle nagu hinge sisse. Ja ma sain aru, et ei mägi ega hunt ei kiida seda heaks, mida mina siin teen. Et need asjad ei tohi nii olla. Ja praktiliselt, nagu meil elus ikka juhtub, sai temast üks sellise ökoloogilise ilmavaate eest kõnelejaid. Ja miks süvaökoloogia? See tema lugu ja väga sarnane lugu on ka Arne Nessil, aga ma lihtsalt ei jõua neid kõiki praegu rääkida. See süvaökoloogia iseloomustabki seda, mis juhtub sinus, kui sa oled ühel hetkel sellises situatsioonis. Mida sina sel hetkel tunned, see ongi süvaökoloogia. Kui sa tunned nii, et sul tuleb klomp kurku ja sa lihtsalt ühte sammu ka enam ei saa samamoodi astuda, siis on sinus toimunud süvaökoloogiline muutus. Et see arusaam, et sa tunned või elad midagi nagu ühes rütmis.
Ja need lood on tõesti väga huvitavad ja miks neid tasub lugeda või uurida on see, et meil kõigil on mingi niisugune väike kild või niisugune asi oma elus tavaliselt väga sarnane olemas. Et me oleme niisuguseid tundeid ju läbi elanud. Aga küsimus on selles, kas me tunneme seda tunnet ja siis on tore või me näeme, et midagi on vaja ette võtta. Selles mõttes Saale alguses maidis sõna julgus, et see on üks hästi oluline kategooria. Ja eks ka süvaökoloogiaga on nii nagu on, et ökoloogia on meil olemas ju eraldi teadusharuna, mis pigem ka tegeleb mõõtmise ja lõikamisega. Aga ökoloogiline, nagu öeldakse, shallow ecology või pinnapealne ökoloogia, kasutatakse teaduses ka terminid shallow sustainability ja deep sustainability, jällegi need pinnapealsed või sügavad kontseptsioonid siis see pinnapealsem vaade ökoloogiale ka jällegi võitleb saastatusega, ressursside raiskamisega ja pigem on see, et meil on esikohal, et me saaks inimeste heaolu säilitada, et see on kõige tähtsam. Pinnapealse ökoloogia üks näide on väga tugevalt kriitikat saanud ka nõnda nimetatud see Brundtlandi raporti definitsioon, mida kõik on kuulnud kindlasti ja palju tsiteeritud, aga mis tänapäeval on teadusmaailmas ikkagi selles mõttes kõrvale lükatud kui puudulik, aga oma aja kohta väga progressiivne. Ja see definitsioon oli ju see, et me peame elama nii, et me oma tegevusega ei kahjustaks tulevaste generatsioonide õigust elada sama hästi, kui meie elame, eks ole. Aga kogu aeg jutt käib sellest, et ikkagi et inimeste elu tingimusi säilitada. Ja shallow ecology tegeleb väga palju ka näiteks prügi sorteerimisega. Kõigi lapsed või lapselapsed on ju ohjeldamatult vedanud neid piimapakke kooli ja teinud neid prügist, neid igast skulptuure. See on nii minu arust suurepärane, et me suudame sorteerida prügi vähemalt 10 eri kategooriasse, kui mitte rohkem. Ja siis sa sorteerid nad värvilistesse kastidesse ära ja sa saad aru, et sa oled maailma päästnud. Aga sa ei küsi, miks seda prügi üleüldse tekib. Miks sa üleüldse oled sunnitud seda sorteerima? Äkki saaks nii, et seda ei tekiks. Ja sellega tegeleb juba süvaökoloogia. Ja süvaökoloogia tegeleb nende põhjustega, miks ei oleks seda prügi nii palju vaja, miks meie tšilli kaunakene, mida me poest ostame, et miks ta ikkagi ei peaks olema selle vahtplastist alusel selle ümber kilekotikene ja siis sa lähed, võtad veel selle ühekordse kilekoti, paned ta veel sinna sisse, sest kui sina seda ei tee, siis teeb kassapidaja. Nii et miks me nii teeme? Kõik saame aru, et on jabur, aga ma ei tea. Ma ise ka olen teinud. Lähed poodi automaatselt, ei mõtle. Ma ka enam ei tea, aga ma olen teinud. Ja seetõttu, et kui rääkida siis, et mis siis teha või kuidas teha, siis Arne Ness ja George Sessions, sellised mehed siis kahe peale, sõnastasid süvaökoloogia platvormi, mida nad pakkusid välja, millest võiks juhinduda nii üksikisiku tasandil, kogukonna tasandil, riigi ja maailma tasandil. Ja need on niisugused põhimõtted. Ja need on tegelikult iga punkt nendest on taas kord selline, et võime teha 3-päevase koolituse ühe punkti kohta. Hästi palju raha võiks maksta see koolitus. Mina võiks seda läbi viia. See oli nali. Aga ma tahan öelda lihtsalt seda, et see on kokku surutud see platvorm praegu, eks ole, nagu üksikutesse lausetesse, aga iga ühe taga on ju sügavam mõte. Ja üks punkt, et taaskord, et elu maailmas on väärtus iseenesest. Ja mis see tähendab? See tähendab seda, et me ei defineeri enam, et mets on see koht, kust me saame puitu ja et Eesti mets on rahamasin. Poiss nurka kohe, eks ole. Kes see nii ütles? Et see väärtus iseenesest tähendab seda, et me aksepteerime ja näeme, et kuskil on mingid sellised sidemed või täpselt see, millest sa rääkisid, et me aksepteerime mingeid dimensioone, mida me ei tea, ei mõista, aga kas aimame või respekteerime, et need võivad seal olla. Ja neil võib olla niivõrd suur tähendus, millesse me võib-olla paarsada aastat veel ei jõua. Aga see tähendab seda, et väärtus iseenesest, et see asi on olemas, et see elu on sellisel kujul olemas. Elurikkus
kindlasti panustab sellesse väärtusesse ja on omakorda väärtus iseenesest. Elurikkuse taga on mitmekesisuse printsiip, mida siis tegelikult tänapäeval nüüd järjest rohkem hakatakse siduma ka juhtimisprintsiipidega, majandusprintsiipidega. Ehk elurikkuse hävitamine on samasugune kuritegu, mis võiks olla kriminaalselt karistatav, kui on inimese hävitamine. Aga me teame, et see tihtilugu nii ei ole. Ja kõvasti saab ikka lamenti löödud ja tülitsetud ja karjutud üksteise peale erinevate huvigruppide poolt, kui selgub, et on vaja võtta metsa maha kuskilt, kus on mis iganes pääsusaba. Hästi suur tüli tuleb alati. Inimeste vahelised suhted lähevad kuidagi untsu. Aga kui me saaks aru, et see elurikkuse väärtus on sama oluline kui sellest metsast saadav puit, siis neid vaidlusi ju ilmselt ei oleks. Nii et seetõttu ei ole ka inimestel õigus oma vajadusi ainult rahuldada. Loomulikult meil on oma vajadused, me ei saa koopasse tagasi minna, hoidku jumal selle diskussiooni eest. Tavaliselt alati tuuakse, et kuulge okei, et nüüd lähmegi siis kiviaega tagasi või et saage aru, millest te räägite. Ei ole nii, eks. Innovatsioon tänapäeval ongi see, et leida selliseid lahendusi, kus ka meie vajadused oleks rahuldatud. Aga on väga suur vahe, kas me rahuldame oma vajadusi või oma soove. Täna elame me elus, kus me rahuldame oma soove. Ja see, et inimeste sekkumine loodusesse on raiskav ja see olukord väga kiiresti halveneb, seda ütlesid need lugupeetud härrasmehed juba aastal 84, eks ole. Tänaseks me juba kõik teame, et see nii on. Nüüd ma eksin, aga võib-olla ka mitte. Oli see Milton Friedman, igatahes üks siis turumajanduse alusteoreetikuid. Kui tema tsitaate lugeda, siis ta on öelnud välja ingliskeelselt ka sellise lause, et turumajanduse püsimise eelduseks on ressursside pidevalt suurenev raiskamine. Ta on akadeemilises kirjanduses öelnud välja lause, mis inglise keeles on sõna wasting resources, mitte spending, mis on kasutamine, või using, mis on ka kasutamine, vaid wasting. Ehk need autorid, keda me oleme nii palju kordi kuulnud kummardatavat sõnades ja tegudes, on otse välja öelnud, et ongi raiskamisega täiesti teadlikult tegeleme. Ja võt, kui me teadlikult tegeleme selliste asjadega, siis on see kurjast. Rumaluse võib veel kuidagi andeks anda. Ja veel mõned punktid süvaökoloogia platvormist. Nad loomulikult rõhutavad ka seda, et me peame mõtlema inimeste arvu peale maailmas liiga palju. Ja sellest saavad aru ka kõik suurriigid, kus rahvastiku arvuga on probleeme. Hiinlaste ühe lapse poliitika annab tegelikult juba tulemusi selles mõttes, et inimeste arv pidurdub. Eestis ilmselt rahvastiku vähenemise tingimustes meil see sõnum vist hästi peale ei lähe, eks ole. Me tahame ikka, et meil oleks rohkem lapsi. Ja see ei ole patt, et me nii tahame, sest kui me räägime ökoloogilisest printsiibist, siis ja kogukondadest ja jätkusuutlikest ja iseseisvatest kestlikest kogukondadest, siis siin võivad olla natukene teistsugused reeglid ka vahel. Ja Ness ja Sessions ütlevad väga selgelt, et meil on vaja väga radikaalseid ja põhimõtteliselt ja ideoloogilisi muudatusi ka nii poliitikas, majanduses, hariduses, igal pool korraga, eks ole, see sama valdkondade ülesuse printsiip, et me ei saa ühes kohas teha mingit jube ägedat muudatust, sest see sumbub ära, sellest ei ole kasu. Elu kvaliteedi väärtustamine, jällegi see sõna, see kvaliteet tuleb oluliselt esile, et me püüame rääkida asjade sisulisest kvaliteedist. Ja nüüd mulle meeldib kõige rohkem see 8. punkt. Kes on nõus süvaökoloogia platvormiga? Üks. Jah, põhimõtteliselt, eks. Et me ei saa ju kõigi detailideni täna ei jõua, aga selle platvormi kõige parem punkt on minu arust see, et kui sa põhimõtteliselt saad aru, et loodusega tasakaalus elamine on õige
ütleme ta lihtsalt välja, siis on sul kohustus midagi teha. Tahad või ei taha, pead. Ja et see asi natuke lihtsam oleks, on sinna lisatud ka sõnad, sul on otsene või kaudne kohustus. Ehk sa võid olla aktivistina esiliinil, oleneb su oma isiku omadustest, aga sa võid teha väga väikseid muudatusi, kas või inimsuhetes, kuidas sa teistesse inimestesse suhtud või kuidas sa nendega käitud. Ka see on väga oluline muudatus. Kas meil oli kella 1 aega? Noh, nii, aga nüüd läheb juba kiirelt. Et siis, kui tuleb praktika tasandaks, tõe kriteerium on alati praktika, rääkijaid on hästi palju, aga siis, kui tuleb küsimus, kuulge, aga öelge mulle, kuidas siis päriselt nüüd seda nagu praktiliselt teha, siis saab aeg otsa ja ei jõua nendest asjadest rääkida. Ehk kui me vaatame isiklikku tasandit ja kuidas nagu isiklikust vaatenurgast siis see muudatus võiks alata. Ka siin on see, et kuidas me asjadele vaatame. Ja iseenda vastu peab olema aus ja lugupidav, sest tõepoolest, eks ma usun, et sellega vist on väga paljud nõus, et see arusaam, et Jumal peitub inimeses, et me oleme jumalikud olendid. Ärme siis alahinda ja suru ennast alla, eks ju, ise. Ja kui me vaatame sellist asja, mida me oleme kõik õppinud, kõik teavad püramiidi. Õige. Väga õige. Suurepärane täiendus. Tuli eestlasest, et see võiks olla natuke tagurpidi. Ja vaid peab. Ja on hästi oluline, kuidas me asju ka nagu vahest visuaalselt kommunikeerime. Kes on õppinud Maslow püramiidi? Või vähemalt kuulnud või näinud? Eks ole, vajaduste hierarhia, kõik teavad, et mis on inimesel kõige tähtsam? Söök, jook, eks ole. Siis, kui kõht on täis, võib-olla isegi hakkab perekond paistma ja siis ronime muudkuu. Ennem, kui ei ole alt esimeselt tasandilt ennast läbi närinud, ei ole mõtet mõelda, mis seal üleval pool on ju? Kui on püramiid ju. Maslow, kas keegi teab, kas Maslow on selle püramiidi ise joonistanud? On keegi kuulnud? Ei ole. Maslow rääkis vajaduste hierarhiast, aga ta ei joonistanud kuhugi püramiidi, vähemalt mina ei ole näinud, mitte üheski tema teoses. Ma olen päris palju tema raamatuid lugenud. Ja mina julgen väita, nagu me kõik tõlgendame maailma. Eriti selline raamat, ma soovitan, ta vist on küll ka kahjuks jälle ainult inglise keeles, aga kannab pealkirja Father Reaches of Human Nature. Maslow raamat siis tõlkes inimese olemuse nagu sügavam punkt või sügavam tasand. Ja eriti sellest raamatust tuleb välja nagu Maslow mõte, et ta ei räägi mitte hierarhiast nagu püramiidi mõttes, vaid ta räägib pigem sellisest mõistest nagu on holarhia. Ja mis umbes samal ajal, kui Maslow oma teooria kokku pani, see mõiste Ken Wilberi poolt võeti kasutusele. Ja holarhia tähendab tegelikult seda tüüpi hierarhiat, mis ei ole see, et ma ronin kuhugi ülesse, vaid ta on nagu mõnes mõttes nagu kapsapea. Kapsalehed on nagu, kuidagi nagu on küll, osad on pealpool ja osad on sügavamal, aga ta on niisugune ümmargune, vaata, kui tahad, paned veerema ka, eks ole. Ja Maslow räägib tegelikult hoopis, ma julgen öelda sellisest mudelist. See on minu tõlgendus, äkki ma eksin. Igaüks mõtleb ise. Aga ta räägib sellest, et jah, loomulikult, ega kui apnik kinni keerata, siis 3 minutit või palju see on, eks ole, ja siis rohkem ei hinga. Aga ta räägib sellest, et tegelikult kõige tugevam motivatsioon, mis meil on, või mis kõige pikem ajaliselt paneb meid käima ja mis tegelikult paneb meid tegema nagu elus suuri tegusid või murrangulisi asju ja mis on absoluutselt kõigis olemas, on altruistlik missioon, vajadus teha midagi head, midagi suurt, teiste jaoks, looduse jaoks, oma kasu püüdmatult head. Seda tasandit tükk aega selles püramiidi mudelis isegi ei demonstreeritud. Maslow'l on see olemas, aga me oleme õppinud, et kõige kõrgem tase on see, mida üldse näha, ei ole see kollases eneseteostus, eks ole. Et see oli meil kunagi seal püramiidi tipus, kui me ülikoolis, kes õppis seda püramiidi nägi.
aga see sügav vajadus teha head teistele ja loodusele ka on see, mis tegelikult meid tagant innustab. Ja Maslow tegelikult annab mõista ka seda, et kui me seda missiooni ei järgi või kui me seda ignoreerime, siis ta tegelikult ütleb, et see on neurooside põhjus. See on psüühiliste häirete põhjus. Mina ei ole psühhiaater, ma ei ole psühholoog, aga ma kaldun arvama, et see võib olla tõsi. No ma Maslow'd natukene usun ka muidugi. Teatud asju võib uskuda nii, et sa ei pea seda ka väga tõestama. Aga see pidev vajadus kogu aeg millegi järele või kogu aeg rohkem midagi ja kogu aeg siuke sisemine rahutus. See, mida me kogu aeg enda ümber näeme, ise ka tunneme, äkki see põhjus on seal. Teine autor, keda mulle meeldib väga tsiteerida, maailmakuulus USA psühholoog Gordon Allport ütles sellise asja, et teadus peab olema väga ettevaatlik oma teooriate loomisega. Kui me loome inimarengu kohta selliseid teooriaid, mis inimest nagu madaldavad või ütlevad, et sa oled üks loom ja meil on vaja siin teaduse ja seadusega panna sind kuhugi raami ja istu seal ja siis me kontrollime, et sa oleks seal, kus sa pead olema ühiskonnas. Siis see madaldab kogu inimkonda ja inimest ja suunabki meid. Me muutumegi selliseks Allporti sõnade järgi. Ja kui me loome selliseid teooriaid või arusaamu, mis ülendavad inimest ja ta kasutab ingliskeelses mõiste siis sellist sõna nagu transcend, mis on natukene isegi niisugune spirituaalne, et kui me tõstame ja ütleme inimesele läbi teaduse teooriat, et tegelikult sa oledki vot see oranž nupukene seal, siis inimesed muutuvadki selliseks, sest see on nende kõige sügavam, kõige tähtsam dimensioon. Ja loomulikult on meil ikka võileiba ka vaja. Aga kas me selle võileiva nimel nagu kõigeks nõus oleme või kogu elu eesmärki näeme, see on väga suur vahe ja paraku me oleme suutnud sellest välimisest koorikust tänu ka selle püramiidi mudelile teha midagi sellist, et meie elu ongi kogu aeg seal alumisel tasandil. Isegi kui me oleme väga juhtivatel kohtadel, väga hästi makstud kohtadel, väga suurte varanduste omanikud, siis me ikka kuidagi, et veel rohkem on vaja. Ei ole veel esimene tasand, ei ole veel ületatud, eks ole. Et midagi on kuskil nagu valesti. Ja selle peale võib ju vahest mõelda. Ja seetõttu ei tööta ka need samad strateegiad, millest alguses juttu oli, nagu rääkisime, et vägevad strateegiad on loodud, aga mingil põhjusel see statistika näitab, et olukord maailmas ei parane. Ja ei parane sellepärast, me võime kõik need faktid ja informatsiooni omaks võtta ja noogutada ja nõus olla. Aga mitte midagi ei juhtu, kui meil puudub see empaatia tunnetus, see, millest Aldo Leopold rääkis, et sa saad ikka nagu rusikaga makku andke andeks aeg-ajalt. Et nii valus hakkab endal ka, kui näed mõnda asja pealt. Et kui sul seda tunnetust ei ole, siis midagi ei ole teha. Kui sul ei ole aru saama, et tõepoolest, et me oleme tervik, me oleme kõik omavahel seotud, et ilus mõte küll, aga kuidas, mina küll tunnen, et mina olen Emil Rutikuga hingeliselt väga seotud. Ma teda üldse ei tunne. Me oleme kohtunud nii põgusalt, tema mind absoluutselt ei mäleta, Emil Rutikut teavad ju kõik. Ja vahest me natuke kommenteerime üksteist Facebookis, aga mina tunnen kuidagi, et huvitav, et mingid need süvakategooriad, mis selles eelmises selles mudelis olid, on kuidagi jube sarnased. Hakka või uskuma, et meil tõesti kõigis on mingi üks asi. Eriti kohe kaugelt ja läbi meedia kajastuste tuleb välja, et Emil Rutik on julge. Ja kirglik inimene. Kas sa oled julge ja kirglik inimene? Jah, saame. Et siis kui hakatakse inimesest rääkima, siis on piinlik, aga tegelikult on see, et ütle vahele. Jaa, aga see on väga piinlik teema. Ega armastusest ei ole vaja rääkida. Selle peale hakkavad kõik kihistama, alates teismelistest kuni täiskasvanuteni. Aga see on jällegi,
Minu arvates üks teema, millest tuleks ka, ma ei tea, üks eraldi konverents teha, A-tähega, suure tähega armastusest, sest sealt saab kõik alguse. Me võime selle võrdsustada selle esimese A-ga, mis seal on. Nii et see kõigepealt see tahe, see motivatsioon, see oranž kerakene, see nupp, mida vajutada selleks, et kõik muu muutuks, see peab olema. Ja julgus seista millegi eest on hästi oluline ja seda ütles Saale ka alguses. Et eriti kui sa poliitilisele tasandile jõuad, siis seal nagu filosoofiline käsitlus enam ei maksa. Seal on sõda. Ja kui sul on julgus, siis sa tead, et see julgus viib varem või hiljem selleni, et sa vastu ninnid saad natukene veri tilgub ikka. Sa ei pääse sellest, on ju. Aga julgus tähendab seda, et sa lähed sealt edasi. Ja osadel on seda julgust rohkem, neid tuleb toetada, kellel on vähem, need olgu toetajad. 2 mõõdet, millest ka väga vähe räägitakse tihti peale, kui ka koolitatakse, mis iganes teemasid räägitakse säästva arenguga, siis kronoloogiline mõõde ja ruumiline mõõde jäävad puudu. Kronoloogiline mõõde, meie seos meie esivanematega. Infot tuleb nii palju peale, musta ja valget, kust me teame, mis on õige. Nad tõestavad ju ära, et päike on sinine ja kandiline, on ju, kui on vaja. Ja samas hoopis teisest kategooriast midagi muud. Inimene on nagu info kuskil tulva keskel. Midagi meil on vaja uskuda, kust ma tean, mis on tõde. Mitte ainuke, vaid üks mitmetest kohtadest, kus tõde jookseb läbi aastatuhandete, on ju esivanematelt. Kuidas see meieni jõuab, kui isegi ei olnud veel kirjalikke allikaid? Vanasõnad, kõnekäänud. Kes on religioosne inimene, piibli 10 käsku, eks ole, kuigi seal võiks ka mõne käsu üle vaielda. Eriti julged inimesed võiks vaielda. Ja? Ma olen mõelnud, et ristiusk on nagu risti vastupidi maausule. Aga kui me räägime, ma olen nõus. Ja see absoluutselt, just see koht igal juhul. See on poliitiline instrument seal juures. Aga kui sa mõtled jällegi, mis on nagu see põhisõnum, mis on kõikides religioonides üks, see armastuse sõnum, mis sealt poolt tuli välja toodult ka, siis see on tegelikult ka seal olemas. Nii et kui me otsime, siis me leiame, eks ole. Ja kui meil vanavanemad on öelnud, et ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse, või 10 korda mõõda, 1 kord lõika, nii kui sina külale, nii küla sulle, eks. Et kõik tuleb ringiga tagasi. Ära ole kuri inimene, saad. Nii et laksub on ju. Vahest on meil vaja elada väga palju aastaid selleks, et aru saada, et see töötab. Ja siis, kui me oleme aru saanud ja ütleme oma laste, et kuule, see ikkagi nüüd töötab, et kuula, mis ma räägin, siis ta ei kuule, sest tal on uus ekraan ees parasjagu. Nii et tegelikult see esivanemate ja järeltulijate see side uuesti taastada on äärmiselt oluline. Ruumiline mõõde on olemas eraldi ka üks minu jaoks väga huvitav teadusvaldkonda nagu study of place, koha uuringud, mis räägivad sellest, kui tihe on meie sügav seotus mingi kindla kohaga. Ja raudselt, kui ma küsiks teie käest, kas teil on mingi selline koht, mis on teie hingele väga armas, et võib-olla te isegi ei saa seal käia väga või on see teie kuskil ettekujutustes või olete te kuskil reisinud ja korraks seal kohas käinud, aga meil vist ka kõigil on see, et sa tunnetad ära, issand, siin tahaks elada, isegi kui sa juhuslikult satud. Või on see mingi selline lapsepõlve kodu, kus sa tunned, et siin minu rahu või energia taastub. Meil kõigil on, eks ole, need kohad. Ja see on palju olulisem dimensioon, kui me üldse aimatagi oskame, eks ole, et sellega peaks veel eraldi tegelema. Ja viimane punkt, siin läheb juba asi tõesti nagu sinna kategooriasse, mis on ka peetakse niisuguseks nõrgaks jääks, et parem kui ei räägiks väga palju. Intuitsioon ja spirituaalsus. Intuitsioon jällegi see, mida omistatakse võib-olla rohkem naistele, et naised on intuitiivsemad, aga jällegi, mis on selline võimalus, et kui sul on vaja teha otsus ja sul on nii palju infot, kus sa tead jällegi, mis on õige. Ilukõnelejaid meie ümber on hästi palju. Iga ratsionaalne inimene, kes esindab
100% mehhanistlikku maailmavaadet, veenab teid ära, nii et silm ka ei pilgu, teil ei ole mitte midagi talle vastu öelda. Kõik argumendid on loogilised, kõik on raudkindel. Üks asi, mis kunagi alt ei vea, on intuitsioon, kui sa tead, kuidas seda kuulata, oled harjutanud sõna otseses mõttes, kuidas ta sulle neid õigeid vastuseid annab ja siis sa võid külma kala näoga vahelda, et kuule, anna minna oma argumentidele, aga sorry, see ei ole minu cup of tea, eks ole, ja mitte kaasa minna asjadega, mis oma olemuslikult on valed. Üks väga oluline osa, nagu me ei saa vaadata üksikult, ainult iseennast või ainult mingeid suuri strateegiaid, on kogukond. Mul oli sinna isegi kirjutatud see sõna kogukond, kus on laidilt ära kadunud. Ma olen kohe selle pärast ärevil, aga mulle meeldivad need 2 alumist pilti. Kõige rohkem need sobivad omavahel ka hästi kokku. Ja kogukond kui ökosüsteem. Ja mida siis nagu teadusest vaadata või millised sõnumid on olulised, et ma natukene surun kokku, aga neid slaide te saate ju pärast ise ka uurida. Mis on kõige olulisem sõnum, et jätkusuutliku maailma loomiseks on meil vaja tugevaid iseseisvaid kogukondi. See tähendab otsustusõigus näiteks kas mingi maakonna või valla ressursside üle või suundade või tegevuse üle peaks olema ikkagi kogukondadel. Ja keskne juhtimine peaks olema ikkagi oluliselt teistmoodi korraldatud kui täna. See on ka julgeoleku küsimus. Siin toimivad sellised ökoloogilised printsiibid nagu mitmekesisuse detsentraliseerimine. Kõik süsteemid on haavatavad, kui nad on tsentraliseeritud. Selles valguses ehitada üks superministeerium Tallinnasse, kus on mitu ministeeriumit koos, väga õige mõte. Sest vaenlane hoiab alati ressurssi kokku sel juhul, palun. Tegelikult see globaalsus ja lokaalsus on 2 niisugust mõistet, mida me nagu väga kergesti hakkame niimoodi tõlgendama, et me peamegi muutuma üheks suureks külaks, kus on üks külavanem. Et siis on korras, see külavanem teab, kuidas on õige, tema ütleb ja siis kõik on vahva. Tegelikult väga hea näite võiks tuua meil oma TTÜ professor Rainer Kattel, tema väljaütlemised mulle ka väga meeldivad ja tema mitmest artiklist on tulnud ka välja see mõte, mida ma olen tegelikult ühe teise teadlase tekstist lugenud, aga mõte on selline, et globaalsusel on väärtust ainult, kui ta panustab lokaalsusesse. Ehk jah, me elame suures maailmas, meil on vaja teada, mis mujal maailmas toimub, meil on vaja häid näiteid, sidemeid muu maailmaga, me oleme selle maailmaga ju seotud. See ei tähenda, et me teeme copy-paste kõik siia või teeme ühe direktori terve maailma peale. See on tsentraliseerimine, see ei ole ökoloogiline printsiip. See muudab kogu arengu jäigaks ja haavatavaks ja mul ei olegi vaja palju näiteid ajaloost või kust kohast tuua. Me võtame meie oma sigade katku näite. Koondame ikka kõik loomad ühte suurde lauta, siis on ju kindel, et kui haiguspuhang tuleb, siis läheb ju kõik. Hästi mõistlik mõte, on ju. Et tegelikult on ju jällegi, kui sa võtad selle talupoja mõistuse, mis minu jaoks võrdsustab väga tihti selle loomuliku, selle ökoloogilise mõttega, mis nagu looduse poolt meile sisse on istutatud, see mõtlemine saab ju ka aru, et midagi on valesti, eks. Ja nüüd on küsimus selles, et see tsentraalne mõtlemine või suunav või juhtide mõtlemine peaks nüüd ka mingite läbi väga suurte uuringute ja strateegiliste dokumentide aru saama, et jah, detsentraliseerida tuleb seltsimehed. Mulle meeldib ka sõna seltsimehed. Nii et see tegelikult see majanduslikult iseseisvate kogukonnade teema on väga huvitav. Sellest praktikas räägib tänase päeva teine pool, sest siin näiteks ka oma raha kontseptsioon väga intrigeeriv ja maailmas töötav paralleelselt ühisrahaga. Mismoodi see kogukonda tegelikult elavdab ja tegevust toimetab siin väga palju rääkida. Ühe näite, keegi võiks öelda, mis kell ma pean lõpetama. Et üks näide, mis mulle alati väga meeldib, mis oli minu jaoks ka üllatus, lugesin USA-s tehtud väga suurt uuringut, kus uuriti kogukondi ja selliseid väikseid linnu. No Eesti mõttes on muidugi suured, aga elanikkond oli seal vist algas 20 000 kuni 100 000, kui mu mälu mind ei peta.
ja uuriti suurte supermarketite ehitamist siis vot sellesse väiksesse linna näiteks, uuriti töökohtade arvu, kas tuli töökohti juurde või mitte, ja uuriti erinevate klubide ja ühistegevuste arvu, palju padjaklubisid, laulukoore, mida ilmus. Ja uuriti siis ühesõnaga töökohtade arvu ja neid kodanikuühenduste ja klubide arvu ja mis selgus, et ühte väiksesse linna, kui tuuakse sisse suur supermarket, numbritega natukene, ma praegu peast lihtsalt, kuna see tuli mul praegu meelde, et võiks rääkida, võin eksida, aga keskelt läbi 260 töökohta kadus supermarketi tulekuga. Mõtleme loogiliselt, kõik saavad aru, kuhu need kadusid, on ju? Sest kui sul on väiksed poekesed või kohvikukesed, keda varustavad kohalikud talunikud, eks ole, kogu see kett lõhutakse ju ära. Aga saad asemele 4 kassapidajat ja sellest räägivad kõik kohalikud ajalehed, kui tore see on. Ja teine siuke üllatav avastus oli siis nende samade kodanikuühenduste ja klubide arvu numbrilises näitajas, kuidas see dramaatiliselt vähenes sel juhul, kui siuksed supermarketi tüüpi ehitused tulid siis kaubanduspindadena. Ja jällegi väga loogiline seletus, mida need uurijad ka välja tõid, oli see, inimeste vaheline suhtlus ju väheneb. Sa lähed oma vankrikesega, tood oma toidu sealt ära ja kaodeks oma koju kuhugi, uks seestpoolt lukku ka igaks juhuks. Aga kui sa käid väikestes poodides ja kohvikutes, me suhtleme, me saame teada, et issa, meil on ühine aiandushuvi näiteks. Lähme kõplame koos. Uus klubi tehtud, on ju. Et nii need asjad ju tegelikult toimivad ja need on jällegi need dimensioonid, mida me ka poliitilisel areenil või kui me mingit kogukonda me ei mõtle selle peale või ei tulegi selle peale, mitte pahatahtlikust, vaid ei tea. Et selles mõttes ma tahaks öelda, et me võime teadust kritiseerida, aga teaduse ülesanne on ju tuua välja sellised asjad, mis oleks meil abiks ja suudaks seda muutust esile kutsuda. Nii et selles mõttes kogukond on nagu väga-väga paljude teadlaste selge sõnum. Iseseisev, tugev kogukond, kus eriti oluline on ka toidu tootmine, ressursi jagamine ja tegelikult on siin oluline ka see, et kogukonnad tänapäeval, me oleme nüüd sellest spiraalist muudkui ronime üles, eks ole, kogukond ei ole enam ainult üks küla, vaid kogukond võib olla virtuaalne. Meie siin saalis kõik võime olla üks kogukond. Et kui Saale räägib paralleelstruktuuridest, siis mida see tähendab nagu majanduse või kestlikkuse mõistes on see, aga mis siis saab, kui kõik need inimesed siin saalis otsustavad, aga me nüüd ostame selle teenuse või selle toote ainult sealt kogukonnast. Selleks ei pea olema ainult kapsas või muna, mida me oleme harjunud juba otse tootjalt tarbijate võrgustikud üle Eesti on esile kerkinud töötavadeks. See võivad, kõik, eks ole. Ja vot selline kogukonna põhisus loob sidemeid, eks ole, konkreetsete pisikeste kogukondade vahel hoopis teistel alustel. Nii et selles mõttes selline kooskonna või kogukonna toimimine, et mis seda iseloomustab, neid printsiipe ja põhimõtteid te ilmselt juba ju kõik tunnete ja teate, et me tahame olla iseseisvad, aga meil on mingisugust kriitilist massi kogukonda vaja, ega me üksi ikkagi ei tee. Ja kui meid on väga väike punt, siis me võime aru saada, et me muudame maailma, aga varem või hiljem tekib ikka see, et ma sootsin raha laenata natukene või midagi sellisteks. Et selles mõttes tasub mõelda, millised need kogukonnad on, kellega me suhtleme, keda me toetame, kuidas me toetame, milliseid struktuure ja sidemeid me omavahel loome. Ja riigi tasand sisuliselt kopeerib nüüd, eks ole, suuremas mudelis seda sama printsiipide põhist juhtimist. Et ma ei hakka üle rääkima praegu ajapuudusel, et millised need alusprintsiibid, mõnda on siin juba mainitud, eks ole, see sama detsentraliseerimine või mitmekesisuse printsiibi jälgimine ka juhtimises, mis tähendab seda, et iga endast lugupidav, ennast ülendav juht alustab oma maailmavaate uurimisega ja mõtleb, kuidas ta oma rahvast saaks teenida ja mitte ainult oma rahvast, vaid tervet maailma ja loodust selle sama oranži nupu tõttu, mis ka tema sees on. Ja tegelikult
tuleks rääkida üha rohkem igasuguste muudatuste ja reformide võtmes hoopis naasmisest ja tagasi tulemisest. Sest nii nagu ma olin pannud küsimärgi sinna pealkirja, et uus inimene, uus maailm, uus ühiskond, see on sellepärast küsimus, et tegelikult me ei räägi millestki uuest, vastupidi, me räägime millegist väga ürgsest, sellest, mis on tegelikult meie sees olemas. Ja mis on seda lihtsam ja kergemini hoomatavam ja endasse ka võetavam, et me ei pea nagu jälle mõtlema ja kuulma neid loenguid, et jälle nüüd reformime ja kõik uus on loomulikult raske ja vastupanu on vaja murda ja mida iganes, vaid vastupidi, me saame aru, et me järjest rohkem hakkame tagasi tulema oma normaalse elukorralduse, oma vaimse, normaalse tervise juurde naasma. Et see on oluliselt kergem protsess. See on natukene nagu mäest alla minek, mitte üles minek. Et väga oluline on ju teadvustada ka, kuidas me asju teeme. Ja seetõttu selliste visioonide ja lahenduste otsimine peaks toimuma ka natuke teisiti. Ehk erinevad teadlased ja uurijad pakuvad siin just, et printsiipidele tuginemine. Sest tänapäeva maailmas me ei räägi enam mitte keerukatest või komplekssetest probleemidest, vaid räägime juba kurjadest probleemidest, wicked problems inglise keeles. Ja nende lahendamisel ei saa enam selle uuri probleemi, kogu informatsiooni, analüüsi ja sünteesi. Selle jadaga ei ole enam midagi teha. See ei tööta. Nii et üks vana, hea, tuntud lause. Aga miks me siis ei tegele nende mõttemallidega, kui seal on viga? Et tegeleme. Kas meil on 3 minutit veel aega või? Ja lõpetuseks, lõpetuseks ma näitan teile ühte videot, kui paljudel on inglise keelega on enam-vähem okei, kui on. Et see video on küll ingliskeelne, aga see illustreerib seda, kui palju me oleme omavahel ühenduses ja millised seosed maailmas toimivad. Ja ma küsin ainult ühe sellise küsimuse, mul lemmik. Kes teist usub, et hunt kui loom, keda ennem on ka mainitud, et tema suudab muuta looduse geograafilist maastikku, näiteks jõesängi, suudab füüsiliselt, mitte ülekantud tähendust. Paljud usuvad, kes? No nii, pärast teeme kordusküsimuse pärast videot. Suur tänu. Meie aeg on kuhjaga täis ja oleks olnud veel rääkida väga palju. Lihtsalt veel väikese... Kas ma olen kuulda? Ja? Et mis jäi veel enne korraks mainimata ja mis nüüd kõige selle teadmisele toetudes on veelgi tugevamalt esile tulemas. Et nii nagu kui inimisik on kriisis, siis on see tegelikult suurepärane võimalus, et inimene suudab midagi endast transformeerida ja minna uuele tasandile. Me oleme ühiskonnana nagu nii suures kriisis, et meil ei ole enam muud varianti, me ei saa enam silmi keerata kõrvale sellest, millises kriisis me oleme. Ja et tegelikult ka see on paljudele meist teada, et ka ütleme seal päris kõrgel tasandil need, kes neid niite nii-öelda liigutavad, kus vähegi on mõtlemisvõimelised inimesed, nad ammu teavad seda, kõike seda, millest Rea täna rääkis. Ja seetõttu tulevad ka, ütleme ka seal ÜRO ja teiste kanalite kaudu tuleb tegelikult juba seda infot, mismoodi on õige seda maailma muuta. See tuleb läbi ja milles on küsimus, see lihtsalt ei ole jõudnud veel piisava arvu inimesteni. Ja teadvustamine on see, mida meie siin teeme kogu aeg ja hästi oluline on ka akadeemilises võtmes seda rääkida, et see ei ole ainult puude kallistajate teema või nagu Rea, kui me kokku saime, väga hästi ütles, et tegelikult see, mida teavad need inimesed, kes elavad loodusega kontaktis ja keda võib, eks ole, ülevalt alla vaadates nii mõnegi jaoks on sõna puude kallistaja nagu sõimusõna, et tegelikult see informatsioon on jõudnud kõigi mõtlevate inimesteni ja kuna me elame niisuguses massimeedia mullis ja see vana paradigma on nagu niivõrd vinske,
selleks, et hakkaks muutuma, siis meie kõigi ülesanne on teadvustada nagu kõigil võimalikel tasanditel sedasama informatsiooni ja siin saalis kindlasti on inimesed tulnud kokku, kellel loomu poolest on süvaökoloogiline vaade, aga meil on ka hästi oluline, kuidas me suudame neid asju põhjendada. Just sellises võtmes, nagu Rea neid välja tõi, ka poliitikutele, koolijuhtidele, kellele iganes, kellele on vaja seda informatsiooni viia. Ja nii nagu kriis isiklikul tasandil on suurepärane võimalus muutuseks, nii ma olen absoluutselt kindel, et kriis ühiskondlikul tasandil praegu, ja see ei pea juhtuma sõjaga, no informatsiooni tasandil seda ammu käib, selles mõttes me oleme selles kõik sees, aga see üleminek jätkusuutlikumale maailmale, see on võimalik ja see oleneb igast ühest meist endist, kuivõrd me teadvustame, kuivõrd me anname endast oleneva ja nii nagu siin oli ka ühes punktis välja toodud, meil on kohustus, kui me oleme aru saanud, siis meil on kohustus seda informatsiooni jagada, selgitada, kogu oma eluga väljendada, sest me saame siin planeedil ellu jääda ainult kõik koos. Ja me saame Eesti rahvana ellu jääda siis, kui igaüks võtab vastutuse. Aitäh ja me jätkame 2:30.